Vastlapäeval 17. veebruaril toimub teine Estonia maraton, kus omavahel võtavad mõõtu Rahvusooper Estonia, Eesti Rahvusringhääling, Eesti Draamateater ning Kultuuriministeerium. Milleks sellist Estonia maratoni on tarvis? No kuulge, kui me Kelgu maratoni Estonia nime all ka ei tee vastlapäeval, no mida me siis üldse teeme? Eesti talisport on varjusurmas olnud pikka aega, ma arvan, et see on uue tõusu algus. Kuidas saabub siia see lumi, kui näiteks lund ei ole piisavalt palju maha sadanud, siis mille peal võistlejad kelgutama hakkavad? No omavahel öeldes, kuna Kultuuriministeerium pole raha veel eraldanud, siis me loodame taevataadi peale. Aga juhul, kui taevataad peaks alt vedama, on veel üks plaan B, mis ka pressikonverentsil läbi käis, et Tartu maratoni rajalt oleme sunnitud lund näppama veidikene. Aga muidugi viime tagasi, suusatajad ei pahanda. Kuidas olete üle saanud eelmise aasta kaotusvalust? Või me ei ole sellega isegi alla saanud, nii et selles meil ei ole valu ja me ei ole üldse kurvad ka selle üle, et me võitsime. Milliste ootustega lähete vastu nüüd eelseisvale maratonile? No eelkõige hea tuju ootustega. Me oleme ikkagi lähtume Pierre de Coubertini sellest lausest, et tähtis ei ole mitte võit, vaid osavõtt. Nii et võit oleks ka tore, aga ikkagi ma arvan, et me läheme ikkagi osa võtma pigem. Milliste ootustega lähete vastu eelseisvale teisele Estonia maratonile? Seoses rahvusvahelise Eesti muusikaastaga on meil loomulikult väga kõrged ootused sellele võistlusele, et me loomulikult ju tahaks, et muusikateater nendel võistlustel säraks. Aga keegi ei ole kunagi öelnud, et ükski võit peab kergelt tulema, et me tahame kindlasti muusikateatrile selle võidu hästi keeruliseks teha. On olnud palju juttu sellest, et võisteldi ebaausalt ja dopingu küsimus on käinud läbi. Kas see pisut ka varjutab nüüd seda teist Estonia maratoni? No mina arvan, et nii nagu spordis ja teatris, seal valskust ei ole. Seal on mäng.